Aastad tagasi, kui ma töötasin digiagentuuris, siis minu ülemus ja mentor ütles siukse hea naljaka lause, et kui sa tahad laipa matta, pane Google'i teisele lehele. Ja see on nagu huvitav statistika tegelikult, et kui sa ka mõtled korra oma otsingute peale, mis sa teed Google'is, me teeme kogu aeg, otsime Google'is tegelikult, selles diktaatorlikus otsingumootoris. 75% inimestest ei lähe teisele lehele. Et sa saad, kui sa ei ole esilehel, siis sa saad 25% inimesi võivad tabada ainult. Ja see miim on ka hea, eks täpselt, et kui me oleme number 1 positsioon, siis sinu kliendid leiavad sind ülesse. Kui sa paned otsingutesse unekoolitus, siis ma tulen number esimesel kohal välja seal. Ja see on ka aidanud mul olla täiskoha koolitaja. Et ma teen unekoolitusi, minu see SEO on nagu siuke salahobi olnud aastaid juba, optimeerid enda asju. Ja nüüd ma siis tahan ka sinu jaoks tuua need tasuta tööriistad, võimalikult efektiivsed tööriistad, võimalikult väikse ajaga, mida sa peaksid ära tegema, eks saavutada maksimaalselt tulemusi. Ehk ma tervise koha pealt ka, et tervise entusiast olen, biohäkker, ehk siis ma optimeerin ka oma tervist niimoodi, et ma söön midagi, mis on võimalik kasulik mulle. Siis SEO koha pealt ka, ma annan sulle need kõige tähtsamad teadmised, et sina siis mikroäriga, kui sa teed kõiki muid asju ka nagu minagi, siis sa saad kodulehe niimoodi korda ja just selle 4 tunniga juba. On ka koolitusi, ma tegin analüüsi, et mis turul on siis üldse meeletu mahuga koolitused, siis ma olen ka kuulnud oma mentorluses, kui ma teen SEO mentorluses, siis ka inimesed ütlevad, et nad on SEO koolitusel käinud. Aga nende jaoks ei ole nagu siukest selgust, struktuuri, mingit siukest samm-sammulist liikumist või tegevusplaani. Ja kui sa mõtled ka mõnele koolitusele, mida sa oled läbinud, see hakkab peale suure entusiasmiga ja siis äkki jääb poolikuks, siis jälle nagu läheb miski meelest ära. Siis minu eesmärk on selle 4 tunniga anda sulle võimalikult plaani praktilise kogemuseks, siis sa tead, kuidas peale seda 4 tundi kõike ka ise teha. Et need sammud on kõik hästi loogilised, lihtsad, sest ma olen ka koolitaja, sest paljud eksperdid, kes teevad koolitusi, nad ei ole koolitajad. Nad ei tea, kuidas inimesi hoida võib-olla kaasas. Ja enda koha pealt, kui ma olen praktik veel, siis et minus ei ole seda nii hullu ekspertslus. Võtame näiteks Kallas, kes teab kindlasti kõik, aga ja ma ei tahagi sinna minna, sest see info on võib-olla liiga palju inimestele, kui ma midagi räägin. Ja ma tean, need, mida ma räägin, toovad tulemusi. Aga turul probleem on see, et mida ma tahan täiega lõhkuda seda ärimudelit, sest see on nii aegunud ärimudel minu silmis ja kogu see nii-öelda tuumateadus, mis selle SEO ümber on tehtud, siis mina toon ta lihtsasti arusaadavaks. Et sest SEO teenuse eesmärk on mitte anda sulle iseseisvust, vaid olla sõltuvuses. Ja siis ma vaatasin ka hinnakirju, keda ma välja ei too, aga näed, et sa võid 190 euro eest saada auditi, mis ütleb sulle, mis kõik on valesti sinu leheküljega. Ja nüüd sa pead otsustama, et okei, kas ma nüüd pean siis hakkama seda 800 eurost teenust tellima kuus oma mikroäriga, mis võib-olla on sinu see kõrvaäri toob üldse kokku nii palju raha kuus, kui ta ei ole põhiäri sul. Ja kui sul on nagu eesmärk oma mingi hobiga hakata tegema e-poodi, siis sa tead täpselt, kuidas teha märksõna analüüsi peale minu koolitust. Ja teinekord ka ma vaatasin ka neid kõik SEO teenuste kirjeldusi ka, siis teinekord öeldakse, et 3-6 kuud võib aega võtta, ehk siis nad ütlevad sulle, et see koostöö on hästi oluline, muidu see ei hakka välja tulema. Aga siin on üks näide virtuaalassistendi VIP-klubides käisin rääkimas kiiruga tund aega. Ja siis ka Kaja tegi korda kõik ja teiselt leheküljelt oli vist mingi 14. Nüüd ta on vist 6. kohal juba isegi, kui mitte 7. Et oli 7 ja siis ta minust on 6 praegu. Ehk siis või päevaga muutus see asi. Ja siis ongi, et mida ma siis pakun? 237 eurot on siis 4 tunnine.
aga täpselt need teenushinnad on tohutult kallimad ja pärast 4 tundi sa tood teadmised, mis on sulle järgmiseks aastaks, see ei kao ära sul kuskil teadmised. Sest kui sa hakkad seda kohe praktiseerima, mida me teeme ka läbi kohe sulle, siis sul tegelikult kinnistuvad väga kiirelt, sest ei ole raske. Kõik need lahendused, mida ma pakun, on kerged, ehk siis ka meie aju on ellujärgmisorgan, et kui asjad on keerulised, siis me loobume sellest. Et inglise keeles on hea turundusütlus, et if you confuse, you lose. Ehk siis sa kaotad inimese, et mis siis võib-olla SEO koolituste puhul on suur probleem, et mingi räägitakse kõigest, aga see teadmine mitte midagi tegelikult kasu ei too. Siuke mull on lihtsalt. Ja kuidas see on üles ehitatud ka, mis meil sisu ongi, et esmalt siis ka me teeme tööd siis Chrome'is, me vaatame need tööriistad kõik, mis Google Maps ehk kui sul on asukohapõhine äri. Ma sain sealt digiagentuurist sellist kooli asukohapõhiste äridel ja paljud SEO inimesed isegi nagu seda ei too välja, sest ta on nagu kodulehe eemal. Siis see lokatsiooni optimeerimine on ka nii hea strateegia, väga lihtne strateegia. Siis me läheme RankMathi, Yoasti, emba kumba, mis sul on, 2 põhilist WordPressi pluginat. Et mina siis ka WordPressist näitanud asju, võib-olla sul on mingi muu platvorm, et kindlasti räigelt on nagu see soovitatud inimesel, kel on WordPress, aga seal on õppida päris palju ka muudest muu platvormi jaoks, sest mingil määral asjad on nagu SEO on igas siis platvormis nagu olemas, aga lihtsalt ei ole nagu selle RankMathi või Yoasti puhul. Aga see strateegia nagu sama. Ja see ongi siis see, kuidas see Google indekseerib. Google on kui diktaator. Tema otsustab, kus sa asud. Ja mina siis annan sulle need põhimõtted, näited läbi enda kogemused, et mida siis kõik ära teha. Ja teine osa siis, ehk siis, kui me toome liiklust oma lehele, siis ma pean rääkima, ma ei saa jätta rääkimata, et kui me teeme selle SEO korda, aga su lehekülg lihtsalt see sõnum on nii keeruline. Inimene lihtsalt saa aru, mida sa pakud, sest esimese 5 sekundiga, kui inimene tuleb su ära, siis see peaks nagu aru saadavalt olema selge, et mis probleemi sa lahendad tema elus. Sest meie aju otsib alati lahendusi ellujäämiseks. Et kui sa korra mõtled ka, kui sa jälgid kedagi või samamoodi ka sa oled huvitatud sellest koolitusest, sest see koolitus annab väärtust, et jääda ellu selleks, et tuua rohkem liiklust. Liiklus toob sulle rohkem kliente toob sulle rohkem raha annab sulle valikuvõimalused, otsustada, kellega sa teed koostööd. Sul on võimalik hinda tõstma hakata. Ja kui saad rohkem raha küsida, sa lõpuks, mis sa tahad rohkem vabadust. Vabadust teha seda, mida su hing soovib. Et selle poole sa tegelikult püüdled ja otsid lahendusi kogu aeg. Nii et see koolitus minu jaoks on selline, mis võib olla ainulaadne. Ma olen väga siuke praktiline inimene. Ma ei viitsi rääkida pikalt teooriat. Me läheme väga kiiresti praktikasse. Kui seda VIP-kursus annab võimaluse veel, et siis 1,5 tundi peale seda koolitust sa võid vabalt minu poole pöörduda mingi veebilehega ja sa hakkad siis, me vaatame üle ja me siis ka teeme korrektuurid. See koos nagu siuke brainstormine või mingi, et toob nii palju asju, mida me ise võib-olla näe. Mulle endale ka meeldib alati inimesega põrgatada, natuke teadlikuma inimesega, et ta oskaks mind peegelda ja samas võib rääkida vastu, argumenteerida. Ja mul on ka siis treenitud copywriting GPT-d ehk siis väga lihtsalt kuidas on võimalik need metakirjeldusi kõike pealkirju, et mul on valmis treenitud, et ma saan jagada seda tasulises versioonis. Sa oled iga kell ligi. Ja see ongi põhimõtteliselt kõigile, kes vähegi kasutab kodulehti, tegeleb nendega, kui sa oled sama üksikisikust ettevõtja, nagu mina olen. Ma ei saa lubada mingid teenuste summasid, mingi 400-500 eurot. Mul ei ole vajaduski.
sest mul on kõik tehtud, ma tulen esimesena välja, mul ei ole konkurentsi nii tihe. Aga kõik on tehtud. Ja see ongi nagu sihuke dividend sinu ärile, SEO. Ehk ta hakkab 24/7 sinu kasuks töötama. Ja mõtle, kui sul on nagu mingi unistusäri, mida sa tahad teha, siis on võimalik luua nagu see veebileht niimoodi, et see hakkab tooma müüke vaikselt, siis hakkab välja tulema. Sa oskad seda parandada järjest. Et see ongi eesmärk, et sa saaksid mõeldes seda, kui kallid kõik asjad on. Sa leiad mingi toote või teenuse, mis lahendab probleemi turul. Ja nüüd sa tuled taga nii-öelda siis Google'isse ja sa mõistad, kuidas see diktaator töötab. Nii et tule liitu kursusega.